Minu nimi on Liis Türpsal ja olen abivahendite valdkonna teenusejuht Sotsiaalkindlustusametist ja täna räägin teile siis ülevaatlikult, mida aasta 2022 juhtus ja mis juhtub aastal 2023. Numbrid on olulised ja kõigepealt peatumegi nendel, sest sellel slaidil on näha need numbrid, kelle jaoks me oma tööd teeme ja millises mahus. Abivahendeid saab soodustingimustel ühes aastas pea 60 000 inimest. See on siis peaaegu pool kõikidest puuetega inimestest Eestis ja riigi kulu nende abivahendite katmisele on rohkem kui 16 miljonit. Ja need andmed on siis 2022. aasta põhjal. Lapsi, kes vajavad abivahendeid, võib-olla ma toon siin juures korra veel välja need sihtgrupid, kes abivahendeid riigi soodustusega saavad. Need on lapsed, puudega lapsed, tööealised, kellel on vähenenud töövõime või siis on tuvastatud puue ja kõik pensioniealised. Ja lapsi siis, kes abivahendit vajas, eelmisel aastal oli kokku 4000, tööealisi umbes 13 000 ja pensioniealisi pea 50 000 ehk 49 000. Need numbrid on pärast ka ilusti pandud teile pirukatesse, siis on seda osakaalu paremini jälgida. Aga kulu osast rääkides, siis lastele kulus 2 miljonit, tööealistele 5 ja pensioniealistele 9. Rääkides nüüd ka nendest mahtudest, kui palju abivahendi tehinguid ühes kuus tehakse, siis 50 000 abivahendite tehingut tehakse keskmiselt ühes kuus. Kui saajaid oli 60 000 aastas, siis väga suur osa nendest teeb neid abivahendi tehinguid ka tõenäoliselt siis igal kuul. Ja kui me siia juurde vaatame erimenetlustaotluste arvu, mis oli 2000, siis tundub, et see ei olegi väga suur arv. Ometi on seda ka palju, sest iga erimenetluse menetlemiseks kulub omajagu aega ja süvenemist, et leida inimesele siis see kõige sobivam ja parim lahendus. Aga abivahendite saajad üksi ei ole sellest abivahendi teenusest üks osa, vaid väga suur ja oluline roll on ka kõikidel teenusepakkujatel, kes siis abivahendeid müüvad ja üürivad. Ja neid teenusepakkujaid on 200 ja teeninduskohtadega kokku on võimalik soetada abivahendeid pea 500 kohas, sealhulgas on siis ka apteegid. Üsna suured ja mõjusad numbrid, aga vaatame natukene graafiliselt ka, siis on veidi parem ülevaade. Kui me nüüd vaatame seda ringi ja näeme, kes siis eelmisel aastal riigi soodustusega abivahendeid said, siis see suur roheline ala on kõik vanaduspensioniealised, ehk mis näitab meile, et abivahendi vajadus tekib ikkagi seoses eaga. Tööealised moodustasid kõigest 12% ja õnneks siis lapsed ainult 4%. See on ring, mis näitab kasutajate hulka, kes abivahendeid riigi toel on saanud. Nii, ja sellel tabelil on 3 kasti, mis näitavad, kuidas raha jaguneb nende abivahendite eest, mis soodustingimustel võimaldati. Kui me enne rääkisime, et riigi kulu kuskil oli 16 miljonit, siis tegelikult ei ole see ju kogu kulu, sest omaosaluse summa inimesel on alati abivahendid soodustingimustel ostes või üürides. Kui kokku kulus 23 miljonit ja 500 000 ja peale, siis sellest riigi kulu oli 16 000 ja isikute osalus sellest jagunes hoopis järgnevalt. Sinised triibud on laste abivahendite kuluosa ja see pisikene kriips seal isiku osaluses
on nii väike just sellepärast, et puuetega laste piirmäär, mis riik võtab hüvitada, on 90% ehk siis 10% on isikute enda kanda. Tööealistel oli omaosaluse suurus eelmine aasta üle 1 miljoni, aga kõige suurem osa oli vanaduspensioniealistel ja see on ka sellepärast suur, et neid oli kokku kõige rohkem. Nii. Ja riigi kulu siis täpselt samamoodi, nagu te mäletate, sellel esimesel ringil on kõige suurem vanaduspensioniealistele, aga sugugi ei ole see enam sellises mahus ulatuslik, nagu oli ta kasutajate hulka illustreerides. Et see tuleneb ka sellest, et laste abivahendid ja tööealiste abivahendid on sellise funktsionaalsusega, mis tingivad ka neile kallima hinna. Ja sageli on tavapärane see, et kui lapsed toimetavad korraga nii kodus, koolis või lasteaias, siis on nende abivahendite hinna poolest vajadus ka suurem ja seetõttu on kulu nende abivahenditele võrreldes kasutajate arvuga ka suurem. Ja millised tehinguid siis tehti, et eelnevalt olen ka toonud jutu sees välja, et abivahendeid on võimalik nii osta kui ka üürida, siis sellel graafikul on näha, kui palju siis kõikidest tehingutest jagunes ära müügi peale ja kui palju üüri peale. Ehk siis tegelikult üüri osa on võrreldes müügiga väiksem, et enamus abivahendeid ostetakse. Nii, numbrid oleme üle vaadanud, räägime, mis siis on teoksil olnud, et abivahendite tehnoloogilise või digiarenduse projektid on jõudnud sinnamaali, et abivahendite arenduse teise etapi üleminek uuele süsteemile toimuski siis 1. veebruaril. Et nende tulemitega tegelemine ja nii lansseerimine veel käib, kõik ei ole veel väga täpseks keeratud, aga me igapäevaselt tegeleme sellega, et raskused, mis iga laivi kaasa tulevad, on tavapärased, aga me oleme nendega enamasti juba hakkama saanud ja kõik vead ja veakesed on paranemas või siis juba paranenud. Aga võib-olla nendest abivahendite arendusest siis ka tagasiulatuvalt, et kui esimeses etapis inimese jaoks muutus see, et seda paberil abivahendi kaarti ei tulnud enam kaasas kanda ja iseteenindusest oli võimalik oma abivahendi tehinguid jälgida, siis teisel etapil on võimalik iseteenindusest vaadata ka erimenetluse andmeid ja teenuseosutajate jaoks muutus oluliseks see, et tehinguid on võimalik otse sisestada. Lisaks tehti ka veel täiendusi, mis esimesel etapil tulid välja, et vajavad veidi remonti. Aga need olulised muudatused, mis siis teise etapiga tehti, oligi see, et abivahendite müüjal ehk teenuseosutajal on võimalik otse esitada siis tehinguid Sotsiaalkindlustusametile ja erimenetluse otsused ka tagasiulatuvalt on näha iseteeninduses ja selle kohta saab inimene teavituse näiteks emailile ja saab otse iseteenindusest minna oma otsust vaatama. Ka otsuse sisu osas on tehtud muudatusi ja ma loodan, et see, milleni me jõudsime, on inimese jaoks piisavalt selge, et kõik olulised numbrid, soodusprotsendid, mida on toodud esmajärjekorras esile. Nii et ma loodan, et kõigile on need otsused ikkagi arusaadavamad, kui nad olid varem. Ja samuti on nüüd võimalik päevapõhiselt üüri alustada ja lõpetada. Aga et see ei ole veel kõik. Et kui me rääkisime praegu, mis teise etapiga oleme saavutanud, siis kolmanda etapi eesmärgid on samuti töös. Ehk siis see kõige viimane dokument võib-olla Eesti Vabariigis, mis veel on paberil, on abivahendi tõend ja kolmanda etapi suureks sooviks on see,
et ka see digitaliseeruks. Ja oleme nüüd koostöös Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi sündmusteenuste inimestega jõudnud selleni, et meil on olemas analüüsipartner Nortal, kes siis analüüsib abivahendi tõendi väljastamisprotsessi digitaliseerimist. Miks seda on vaja analüüsida, sest me kõik ju teame, et me tahame, et see jõuaks digikanalitesse. Selleks, et seda kõige paremal viisil korda saata ja et see oleks tulemuslik, ongi vaja analüüsida ja kaardistada praegust olukorda, et aru saada, et milline on kõikide osapoolte vajadused, millised on inimese vajadused sellele digitõendile, milline on väljastaja vajadus ja milline on teenuse osutaja vajadus ja lisaks ka on SKA-l oma roll. Ja see väga tähtis dokument, kus on hinnatud inimese abivahendi vajadus ja talle määratud abivahend ja selle tasu maksmise kohustuse peab riik üle võtma, siis selle dokumendi nii-öelda salvestamine, talletamine, üksteisele saatmine, selle peal oleva info kogumine, analüüsimine, et see oleks lihtne, loogiline ja võimalik, ongi vaja aru saada, mida me sellelt siis kõik need erinevad osapooled tahavad, kuhu me peaksime välja jõudma. Ja selleks on vaja aru saada, kus me praegu oleme. Ja seda meie analüüsipartner hetkel ka teeb, et oleme just etapis, kus on teostatud intervjuud nii kasutajatega, spetsialistidega kui ka poliitikakujundajatega. Seega suured tänud kõigile, kes on saanud kutse intervjuudes osalemisele ja oma nõusoleku andnud, et teie tagasiside on suure väärtusega. Ja lisaks sellele, et osapooled on olulised, on tegelikult oluline ka see õigusruum, mis reguleerib tõendi kasutamist, et ka see on vaja ära kaardistada. Kas on oluline, et seal võiksid toimuda muudatused ja millised need peaksid olema ja kas abivahendi vajaduse hindamiseks on tarvis kasutusele võtta metoodika, mis ühtlustaks seda tulemit. Ja arendusprojekti lõpptulemusena siis valmib meile sügiseks tulevikulahenduse prototüüpi arendusplaan, et me siis teaksime, millise teekonna me peaksime valima ja kuidas seda edasi arendama. Nii, aga nüüd jõuan abivahendi määruse muudatusettepanekuteni. Ja selle jõustumise oleme me planeerinud sellel korral sügisesse ja seda väga mitmetel põhjustel. Kui analüüsisime eelmise aasta hindasid ja lisaks ka menetluspraktikat, siis olime ootel, et selle aasta alguses paljud hinnad kasvavad, mis oli loogiline, sest oli seos majandusliku nii-öelda olukorraga Eestis üldisemalt, siis tegelikud muutused leidsid aset alates märtsikuust. Ja kui me oleme neid nii-öelda oma statistikat võrrelnud, siis parima lahenduseni jõuaksime me siiski, kui me võtame arvesse praeguse olukorra, mis tähendab seda, et sellel muutusel oleks päriselt ka mõju konkreetsetele toimingutele, mida inimesed igapäevaselt teevad ja sellel oleks tulem. Ja seetõttu on vaja analüüsida kõige värskemaid andmeid. Me oleme selle määruse muudatusettepanekutega olnud sellel korral üsna julged, et kui te eelnevalt nägite neid graafikuid, mis näitasid ka inimese omaosaluse hulka, siis meie ettepanekuteks on vähendada inimese omaosalust selliste abivahendite osas, mis on igapäevaselt väga vajalikud, näiteks inkotoodete osas, et kui praegu inimese
omaosalus pensioniealisel ja tööealisel on 60%, siis ka piirhinna muudatus ainiti ei muuda seda inimese olukorda paremaks, vaid oluline on ühtlustada hindasid, et abivahendisüsteem oleks läbipaistev ja see aitaks kaasa nende sihtgruppide igapäevaelule, kes seda kõige enam vajavad. Ja sellest tulenevalt on ka vaja seda mõju, kui me oleme nii suurelt seda ettepanekut teinud, mõju ka paremini hinnata, et aru saada, et see, mida me soovitame, on päriselt vajalik ja oluline. Lisaks oleme teinud ettepanekuid osade abivahendite piirlimiitide suurendamiseks ja seda ka just nende sihtgruppide osas, kes seda kõige enam vajavad. Näiteks lapsed, kes vajavad paralleelselt 2 ühesugust abivahendit nii kodus kui koolis lasteaias, et selleks ei ole vaja enam erimenetlustaotlust teha, vaid et me peame seda normaalseks, siis ka sellised ettepanekud on tehtud ja ka uute abivahendite loetellu lisamised. Nii. Mis siis õigusmuudatuste eesmärgid on, ehk siis selle määruse muudatus eesmärk ongi see, et me pakume inimestele paremaid võimalusi abivahendite soetamisel ja üürimisel. Seetõttu on oluline neid ka pidevalt üle vaadata, sest menetluspraktika näitab meile, et olukord võib muutuda. Tehnoloogia muutub väga kiiresti ja sellega peab ka abivahendi teenus kaasas käima. Ja seetõttu on vaja ka kaasajastada abivahendite loetelu tingimusi, piirhindasid ja limiite. Ja teinekord on vaja ka abivahendite tuvastajate ringi laiendada, et neid kättesaadavust paremini tagada. Aga abivahendi teenuse eesmärgid, kuhu ma nüüd jõuan võib-olla meie selle viimase slaidiga, aga mis on kõige tähtsam, et miks ja mille jaoks ja kuhu me teel oleme, siis me tegelikult kogu naiskonnaga teeme selle nimel tööd, et abivahendi teenus oleks lihtsam ja ta oleks kvaliteetsem ja et oleks paberivaba piisava nõustamise kättesaadavusega. See piisava nõustamine ja kättesaadavus tähendab ka seda, et kui abivahendi alal teil on küsimusi, tekib murekohti, mõtteid, siis me oleme selle jaoks olemas, et teile nii-öelda seda infot vahendada, need mured ja mõtted ära kuulata, sest ilma, et need meieni jõuaks, siis ei ole meil ka nii-öelda seda alget võib-olla ka tegutsemiseks. Et kui on ikkagi mure, siis meile koondub kokku üle Eesti abivahendi alane teave ja see kompetents, et me teame ja oskame suunata ja nõustada erinevate abivahendite osas, kuhu pöörduda, kuidas peaks käituma, mis on õige ja kuidas saab paremini. Nii et siit ka see piisav nõustamise osa, et kui te tunnete, et teil ei ole seda nõu kuskilt võtta, siis meie käest seda tuleb küsida. Lisaks peab olema abivahendi teenus ka jätkusuutlik ja kulutõhus. Siin tuleb ka arvestada seda, et ka järgmisel aastal oleks võimalik abivahendeid samas mahus pakkuda ja arvestusega, et elanikkond vananeb ja kui te mäletate seda rohelist osa veel, siis see tegelikult aasta-aastalt läheb aina suuremaks. Ja kulutõhusus tähendab seda, et kõik abivahendid, mis on riigisoodustusel saadud, oleksid kasutusel ja kasutusel sihtotstarbepäraselt. Et kõige kallim abivahend, mis riik kinni maksab, on abivahend, mis seisab kellegi riiulis või nurgas, sellepärast et siis ei ole sellel inimesel, kelle eest seda on tasutud, sellest mingisugust kasu ja keegi, kes võib-olla on jäänud abivahendist ilma, on jäänud seda selle tõttu, et seda kulu me ei ole arvestanud piisavalt osavalt. Et
Ja abivahendi teenus peab olema ka arusaadav, läbipaistev ja mõjus. Oleme nõus, et see ei pruugi iga kord olla kõige lihtsam teenus ja väga palju on nüansse, piiranguid, aga oleme selle nimel toimetamas, et seda läbipaistvamaks ja mõjusamaks saaks muuta. Ja lisaks siis jälle taaskord see info, et info peab olema kättesaadav ja info peab olema asjakohane ja selle jaoks me olemegi olemas. Nii et täna ma lõpetaksin, aga aitäh kuulamast.